Olevike areng ja koduvalla elanike arv, Jaak Vakermann seda arutelu meil algatab ja siis loomulikult kõik kuulajad on samamoodi oodatud kaasa rääkima. Mõtlesid, et pealinn on see koht, kus suur mõttes on Vene? Ei, sugugi mitte nii. Tohib üks küsimus. Kas selle ürituse päevakava või järjestus on ka kuskil olemas? Ma näitan teile, siin on olemas. Ma ei tea, kas see kuskil üleval on. Saame tuttavad, me olen sama Jaak Vakermann. No või, hakkab kõrma. Väga kena. Teie olite seal esimeses sellest ka. Noh, esimeses arutelu. Väga ma tänan. Ma panen oma särgi ja Elmo, kas ma pean siis kõik oma Elmoks või Valdos? No, ütle ise. Ma reageerin Valdo Marele küll, aga Elmo on. Aga Elmo, ma võtsin sinu asja inkida. Sa oled siin, siis neetud teile magama, aga praegu põhimõtteliselt on just inkumine norm. Siis mul on tegelikult keskutanud praegu teile 10 minutit, mul on praegu 1 minut ees. Aga mina ei hakka üldse deklaratiivselt juhtuma, vaid mina saan nagu küsida inimestelt, kas te teate nüüd probleeme ja siis kohe sekkuda, kui midagi endasse. Ma olen proovinud. Sul on automaadi peal, võtad ise ennast peale, jah? Mul on automaadi peal, jah, mul läheb otse FBI-sse läheb see praegu. Ma räägin sulle pärast nalja FBI-st ja Tartu sõjakomissariaadist. Et veel korra, kes enne ei kuulnud, siis number 9 juures on tegemist Vaba Lavaga ja Vaba Lavale saavad siis kõik soovijad ennast registreerida, kes tahavad mingil teemal sõna võtta. Ja meil on väga mitmed inimesed ennast juba eelregistreerinud ka ning nüüd siis tulebki arutelu teemal Olevike areng, koduvalla elanike arv ja sõna võtab selle teemal Jaak Vakermann. Ja Jaagule ma annan ise võimaluse ennast paari sõnaga tutvustada, seejärel ta räägib ja seejärel võime me kõik kuulajad siin ka kaasa arutada sellel samal teemal. See ei lähe läbi sellepärast, et väga suur hulk inimesi, näiteks 46 inimesi on olukorras, kes peavad valima võõra linna volikogu. Kas te kuulete? Ütle uuesti. Kas te kuulete? Kas me nüüd kuulete? Ei kuule. Ei kuule mind? Nüüd kuuleme. Ma kuulete? Ma toon näite lihtsalt, et Nõmme linn on olnud linn, iseseisev linn. 46. aastal ta inkorporeerib. Tere päevast ja jõudu mõtlemast ja rahu meelde, et siin käidi välja see üritus, mida siin võib mõne kuu pealt lugeda, aga on hoopis tükis mitte arvamusfestival, vaid on IRL-i arvamusfestival. No hea küll, see sest reklaamist. Miks ma niimoodi norin, on see sama lihtne põhjus, et ma olen küll sündinud üks päev peale John Kennedy atentaati Dallases ja arvan, et see tibakene 1 milligramm seda demokraatia hinge tuli ka minu sisse ja seetõttu pean nagu vajalikuks rääkida sel teemal, mida ma ei näinud, et avasse mikrofoni oli registreeritud. Siis ma oleks saanud kaasa mõelda, aga kuna ma seda ei näinud ja ma küsin kohe praegu vahele korraldajalt, et tegelikult ma ei taha deklaratiivne olla, vaid ma tahan koheselt kaasata publikut. Ma küsin kohe, et kas ma võtsin kellelgi aja ära? Kas on registreerija tahti, et siin koha peal praegu on rohkem? Ei võtnud ära aega, te olete enne registreerinud. Ma olen registreerinud, aga ma ütlen, kas keegi minu pärast jääb rääkima hakkama. Ei jää. Siis on hästi. Mul kivi langes südamed. Ja 2006. aasta aprillis ma läksin Tõnis Lukase allkirjaga, kes on sealt välja astunud, läksin Isamaliitu juunil. See on taustajutt, eks ole, see ei puuduta teemat. Ja siis Pärnu suurkogul Res Publicaga ühinedes olen IRL-i liige, kuna käisin klassivennaga teisel roheliste asutamiskongressil. Esimene oli selles Solarise asemel Sakalas, seal olen ka käinud kunagi. Ja siis oli tipis oli see ja andsime allkirja, et me oleme nõus roheliste erakonna asutamisega, kuna ma pidasin keskkonnateemat väga vajalikuks.
see erakond peab tulema ja seda käsitleti automaatselt erakonna astumisena. Äriregister tegi lihtsa liigutuse, kui sa astud ühte teise erakonda, siis eelmisest automaatselt arvatakse neid välja. Kes on viitsinud vaadata ja kes tunneb huvi, siis äriregistris minu kohta ongi täpselt niimoodi, et hetkel ma vist ei ole mitte kuskil. Vabas isamaalises kodanikus olen küll, sõbrad on siin samas lähedal. Ja ütleme siis niimoodi, et sellist meeldivat diskussioonide õhtut kui vabas isamaalises kodanikus. Lisaks IRL-i poliitikaklubile, mida peab Henn Pärn, ei ole ma kohanud. Aga nüüd need teemad. Mina olen elanud ainult 46 aastat Nissi vallas, sündinud küll Varbolas ja 79. aastal ma lõpetasin seal põhikooli. Siis oli valida, kas minna Turba gümnaasiumisse või minna Keilasse. Mina läksin õe jälgida, et läksin Keila gümnaasiumisse. Ei kahetsen seda siiamaani, peaklassivend Illar Nappmann ja nii edasi. Et see oli tipp-top kool, Soome poiss, kuna endine Soome poiss andis meile ühiskonna aluseid, kompaktist loomulikult oli siis. See on kõik pikk jutt, aga suundub selle sama asjale, et siis aastal kuskil 76-77 oli veel olemas Riisipere lastekodu. Ja Nissi vallas oli siis lisaks Turva gümnaasiumile, mida nüüd 1. septembril enam ei võeta sinna uusi õpilasi, lastakse gümnaasiumi osal lõpetada. Ja ühesõnaga, siis oli lisaks sellele lastekodu koolile, mis kolis sealt Murastesse ja nüüd ei ole seal ka enam, oli siis nagu 3 põhikooli astet, eks ole, oli meie vallas. Ja nüüd enam ei ole. Ja siis oli jutt, et Nissi tehakse ka keskkool. See on praegu niisugune absurd kuulda, aga miks ma seda teemat algatasin, et valevike areng ja koduvalla elanike arv on mitme otsaga asi. Ühest küljest elanikud võivad olla maksumaksjad, kes toovad sellele omavalitsusele sissetulekut läbi isikliku tulumaksu loomulikult. Ja ka seetõttu, et nad loovad sinna parimal juhul töökohti. Aga teisest küljest on väga koormus, sest omavalitsus peab tagama siis lasteaedade kohad ja muud teenused nendele valla elanikele. Aga kas see on siis oluline? Nüüd ongi see küsimus, et kas ta on siis oluline? Mina leian, et siiski on oluline. Ja kui me räägime, et maale võiks elama tulla, seal oli nüüd, mis vald oli seal Lõuna-Eestis, kes kutsus maale elama, Misso, eks ole. Et küllap sellel kogukonnal oli selline kokkulepe, et me kutsume sinna maale seda viisi elama, samas ma ei tea detaile, kuhu sinna maale elama. Kas oli niivõrd palju üksikuid nii-öelda asundustalusid, terminina kasutades kuskil üksikuid metsatalusid, mis vajasid peremehi, või mõeldi lihtsalt tulla sinna juurde. Mina olen mõelnud, et maale võib ju mitut moodi tulla, aga nüüd hoidmaks kokku kulutusi taristuste peale, siis äkki oleks mõistlik prioriteedid seada sedapidi, et mitte nii palju nendesse väikestesse küladesse, mis tõesti ei olegi rohkem, võib-olla on suviloomanikud nii-öelda. Selle asemel proovida nagu arendada rohkem välja valevik ja suurkülasid. Ja miks ma seda teemat algatasin on eelkõige see, et näha nende valevike arengu juures ma neid pidurdavaid tegu. Siin oli möödunud aasta kevadel, või oli see 2012 kevadel vist hoopis, jah, 2012 kevadel Pikk korraldas ühe ühistöö või ühesõnaga ühistute alase konverentsi, see oli Tallinnas. Ja seal tõi välja seda sama tõe, mille peale olen mina palju mõelnud, Jaan Leetsaar, endine põllumajandusminister. Tõi välja selle lihtsa tõe, et tegelikult omavalitsuste volikogud on ideoloogiat pakkuvaks jõuks tihtipeale kohalikud suurfarmerid.
Ja kui me mõtleme suurfarmite peale, siis nemad ei vaja ju neid maksumaksjaid sinna, nemad vajavad neid põllumehi. See ei ole nende huvi lihtsalt. Aga samas nad ei ole ka huvitatud sellest, et need põllumaa hinnad läheksid sedapidi ülesse, siis paljud tuleb neid põllumaid rentida, et saaks sinna uusi kodusid rajada nii-öelda maatulundusmaadele. Ma olen sellega kokku puutunud meie valla üldplaneeringu ettepanekute tegemisel. Ja kus oleks siis lahendus? Lahendus oleks võib-olla esiteks küsida inimeste käest, et kas te tahate seda? Meie koduvallas on, miks ma seda kõike räägin, et see ei ole nagu teoreetiline jutt või lähtudes mingitest poolkondlikest arusaamadest, et ma jätsin pooleli äri- ja haldusjuhtimise Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis, sest et esiteks ta oli tasuline ja teiseks ma olen elukuselt ikkagi farmer ja mul on 425 hektarit hallata ja hallata kasutatud, ütleme siis niimoodi, millest üle poole on mul endal välja ostetud ja lihtsalt ei olnud aega. Aga nüüd näha seda, et tegelikult tuleks nagu ausalt kodanikeks küsida, et millised omavalitsused siis tegelikult soovivad seda, et maale tullakse ja millised tegelikult oma sisuliste otsuste ja käitumistega tõestavad vastupidist. Jumala eest ei taha süüdistada, aga ma küsin nüüd laia ulatusliku publiku käest, et kas selline teema üldse läheb Eesti kodanikule siin ja praegu korda? Mina tahaksin küll maale minna elama. Kui mul oleks tõesti kas või mingi talutöö teha ja ma tahaksin mingi koha, kus olla, muidugi läheb. Aga siis mõttes esialgu me läheks küll pikaks ajaks, et me paneks mingi lepingule allkirja, et nüüd ma olen 10 aastat seal või midagi sellist. Ma läheks mingiks 2-3 aastaks võib-olla allkirja. Et ja ütleme, sellist varianti saab võib-olla võimaldada siis tõesti, ma ei kujuta ette, kuidas täpselt, et kui nüüd rääkida elamispinnast, küll on kahju, et ma ei saanud siia arutelule ja leidnud pärast seda inimest üles, kes rääkis esimese sõnavõtu või ülesvastumise arutelu telgis, rääkis üks Saaremaa mees. Ilk oli ta nimi vist oli jah, et kes rääkis neid variante ja ütleme, millele ma tahan tähelepanu juhtida, ongi võib-olla rohkem see, mida esimeses arutelus, kus loodelaval millist riiki jaksame ja tahame pidada, oli ka, kõik see on seonduv ju meie tänapäevaga ja haldusreformiga ja töökohtadega ja nii edasi, aga millele Ülle-Madise juhtis tähelepanu Taani variandile, et inimestele, kellel läheb see asi korda, nimetame neid siis ettevõtjateks või põliselanikeks, kes tahaksid midagi muutusi luua, et nendelt ei tohiks seda initsiatiivi ära võtta. See on nagu väga oluline, et Ülle-Madise lubas mulle saata lingi tutvumaks selle nii-öelda, panen ta siis nimetuse Taani mudel. Et ma arvan, et vähemalt mina ei ole mainstream meedias kohanud seda teemat käsitleda. Et palju räägitakse sellest, et justkui unistusest, et minnakse maale, aga kui nüüd saata nende detailides, et kuidas see konkreetselt igal üksikul juhul saab olema, siis me satume, ma usun, üllatuste ette. Sest et nüüd on juba rohkem avalik tõde see, mida ka meie põlluminister Seeder on rääkinud välja, et see, et minnakse maalt ära, see on seesamane kapitalismi globaalne paratamatus, et enam ei vajata 20 traktoristi, ütleme siis 2000 hektarile haritavale maale, vaid selle töö teeb ära 20, aga võib-olla 5 mehanisaatorit taluperemis. Et võimsused ja tehnoloogiline kindlus on sedavõrd kõik muutunud ja need robotlaudad ja nii edasi, et tööhõivet nagu katta ainult põllumajandusliku tööga, see ei ole kindlasti võimalik.
et maaelu ja põllumajandus ei ole võrdusmärgid. Kui nüüd mingi alternatiivse niši leida sinna, sellele maaelule, siis olgu selleks siis, ma ei tea, mustsõstrad või maasikad või jõulukuused, siis piisab väikesest pindalast. Aga kui me mõtleme jälle selles suhtes, et seesamane maaelu on ka, talud on ju ka ühtlasi riigikaitselise olulisusega, et ei oleks jaotatud see tootmine ainult suurtootjate vahel. Praegu käib uue maki tegemine, maki, ütleme siis, kujundajad ja otsustajad on ka mõnedki täna siin. Et see on selline paratamatult. Et kui me tahame neid maakohti säilitada, siis kõik need ei pea sugugi olema hõivatud põllumajandusega. Ja kui me mõtleme ajaloo peale, näiteks ilus näide on minu jaoks on Kohila, kus on välja kujunenud alev, oma juured mul on Märjamaal, see on ka välja kujunenud alev. Ma arvan, et nendel kohalikel inimestel ei saa kunagi olema sellist hirmu, nagu meil on üldrahvalik hirm, et me üleüldse hääbume. See koht hääbuks selle tõttu ära, et lapsi jääb vähemaks. Need kohad on kindlad jalad maast kohad ja unistus oleks see, et need samad tõmbekeskused saaksid tekkida siis minu poolest igasse omavalitsusse. Anda võimalus selleks kodumaja, kodukoha ehitamiseks. Selleks krundiks ei ole rohkem vaja kui veerand hektarit, 2500 ruutmeetri maa ja ilm. Selle peale võib tänapäeval minu poolest istutada kas need kased, et sa saad sealt ka kamina puud omale pikas perspektiivis või pane sinna kuuse ekk kümne, kui saad sealt oma kütte ka peaaegu kätte. No, see on muidugi natukene liialdatud, aga igal juhul sa saad sealt oma talvekartuli, sa saad sealt oma juurikat kätte, sa võid sealt kanu ja jänesed pidada. Põhimõtteliselt, kui Saaremaa mees ütles, et inimene selle piisab 400 ruutmeetrist, et labidaga ennast ära toita aasta jooksul, siis ma usun, et see ongi nii. Sellest rääkis kunagi Gunnar Aarma, või seesama nimi Aarma, ta seotud 10x10 on Aarma. Et sellistele asjadele tahtsin tähelepanu juhtida, aga kui nüüd me räägime, et peamine omavalitsuse alusdokumente, arengukava, üldplaneering ja eelarve, siis selle üldplaneeringu tegemisel öeldakse, et ei, et see on väärtuslik põllumaa, sinna ei tohi midagi rajada. Ja alevike areng on sisuliselt jäänud pooleli. Nikita ajal vist hakati rohkem võimaldama üldse inimestel saada krunte ja 60-ndatel ja ütleme väikesed alevikeskused on seda välja kujunenud, et praegusel ajal ollakse hoopis teisel arusaamisel, et kui keegi tahab omal kodumaja, siis esimene asi mõttes panga laenu peale ja siis, et keegi ehitab ta valmis võib-olla ja siis öeldakse, kuidas need kõlad kõik tasandada, väärtustamata seda sama oma tööd. Et tean ju omast mälestustest, kui olla kannab, siis saab 50 see rääkija sinna rääkijariigidel ja mäletan ju, kuidas toonased 70-ndatel pereisad, ja küll nendel oli see aastatepikkune töö, aga nad ehitasid oma kätega need kodud valmis. Sellest tekib ka suurem kodutunne. Vaevalt, et nüüd temal tekib kunagi väga mõte, kui ta on sinna juured nii sügavalt sisse ajanud, et ta nüüd sirutab tiivad ja läheb tõesti eluks ajaks kuskile mujale, Sitsiiliasse või veidi lähema Soome. Sellele tahtsin tähelepanu juhtida, et see alevike arengu ja omavalitsuste elanike arv ei ole ainult kõigile nagu kättesaadav. Et seal on omad takistused.
mõtlen, kas see on see üldse huvitav, mis ma nagu välja tõin omad mõtted, et ma olen hästi palju mõelnud. Äkki oskad ise midagi konkreetsemat öelda või küsida niimoodi? Väga huvitav maa. Jah, kus kandi mees siis ei ole? Ma olen siit Paidist pärit, aga ma olen nüüd hästi palju koolid ja päris enda kodus hästi venad. kelle poole pöörduma kohastan ametist, ma helistan ühe korda Noor mees saab parimas heas, et oluline on seda energiarikast iga mitte maha magama. Et vaatame, olla talle 30 meetrit. 20, vaata, et see on parim aeg, siis valida on viide rohkem. Nii palju energiat, et see võib mitu maja teha ja teise sõbrana maha müüa ja peab raha üle. Nii ta on, et kunagi mina olin 8 talve ise Harju Kekis ja me ehitasime Ants-tüüpi pereelamu. Ja meie brigaad võttis 30 korraga ette. Ma nüüd vaatasin Maa-ameti kaardi poolt, et mõnid ongi kuskil väga erinevad. Paar tuhat ruutu on vähem ja rohkem ongi erinevad, aga me tegime mitu satsi niimoodi kolme kaupa. Ja see on selline optimaalne suurus. Sinna sama Taaramees mainis seal, et seal võiks olla ahiküte, mis on taastava energia. See on see asi, et kui sul on oma kodu ja sul on oma krunt, oma aiamaa, siis tööpuudust ei saa sul kunagi olema. Sa ise hoolitsed selle eest, et seal midagi kasvab. Ise hoolitsed selle eest, et see oleks korras. Tööpuudust ei ole kunagi. Siin räägitakse, oli teema, et lastel ei ole töökasutus. Sellises peres lastel hoopis teine kogemus kui kodus. See on nagu kogu Eesti jätkamise. Aga samas Lots nagu mitte actionit teha, igalt. Selles mõttes nagu kodurajal
see võimalus on jah muutnud ka meeldust, et kui mina olin sinu vanune, siis ei saanud seda unistadagi. Et kuskile, see oli parim selline kuidi kinni keeramise aeg, mina olin aastal 83, siis oli Brežnev, oli Karl Vaino. See oli täpselt see aeg. Brežnevist enam ei olnudki jah. Siis väljapoole piiri said saanud selline arusaam mõte mul oligi, et näidata alternatiivi, et ma ise olen mõelnud, et need võiks nagu võrrelda, mis on olulisem, kas tiivad või juured ja kas, mis on olulisem, kas vaadata kõike seda, mis maailma on tehtud või proovida seesama maailm koduõuele hoopis üles ehitada või võtad ükskõik millise interneti või telekanali lahti, siis sa näed, mis see maailm on. Teada, et maailm on ümmargune, võib-olla ei pea maakeeruse kiiru peale jalutama. Noh, ma ei tea. Noh, jah, kui me hakkame filosofeerima siin budismi teemadel, et väike kustada ja nii edasi, siis loomulikult mitte, aga kui me oleme siin ja praegu ja võtame keele säilimise vastutust samavõrra nagu mingi koolibrii liigi või taime säilimist kuskil Gröönimaal, meil on nagu kohus maailma ees seda kultuurikõrva säilitada. Võib-olla tuleb selle lisamõtteid juurde. Ma arvan, et ei, kohustus ei saa ilma vabadustest olla, et sul peab olema nii palju omal seda vaba valikut, et seal koha peal, et sul kas siis tekib see kohustus või tekib. Mingi kohustus võiks ju olla, et kui sul on lapsed, siis äkki on sul lastel kohustus. Kuni nad saavad vähemalt täisealised. Noh jah, et äkki oleks inimlik, et kuni need lapsed saavad täisealised. Ma ei tea, ma olen selline perekond, endal on selline perekond kogenud. Kas keegi tahab veel tulla hoopis sõna saama, et ma vaatan, et ega meil publikut jätkub, me võime niisama ka vestelda. Vestelge terviseks, jah. Meil on kell 4 on järgmine see... Kuidas? Kell 4 on meil järgmine... Ma vaatan, et üldiselt ei ole väga tihedat. Homme on rohkem inimesi, täna ongi siuke aeglasem päev. Jah. Ei ole ka midagi... Aga vähemalt olete siin leidnud mõttekaaslase endale. Ma tulin spontaanselt, et olla siiram, et mul ei ole mingisugust programmi. Panen need märksõnad. Vähemalt ei pannud pahaks. Ja aja ära raiskasin. Ja hulka taskumatut energiat. Panen seda seisma. Ma olen Jaak ja Salu. Urmas. Ja kus on Jaak? Ma siis siin. Tergis. Oota, ma panen kinni selle. Ma panen selle salvestamise kinni.